Nii, aga ma arvan, et alustame pihta. Minu nimi on Martin ja mina modereerin tänast üritust, olen sellisest organisatsioonist nagu Teede Stratlab ja täna püüan teha nii, et meil oleks täna võimalikult sisukas arutelu, saaksime vaadata otsa mõtetele ja plaanidele ja ühiselt ka täitsa palju asju püüame täna interaktiivselt arutada, sisendit koguda ja sisendi üle omakorda jälle arutada ka. Ja võib-olla ongi aeg teha lühike sissejuhatus. Tegemist on siis järjekordse roheplaani teemalise avaliku üritusega. Umbes aasta aega tagasi me tegime ka ise ühe siis taolise arutelu, võib-olla osad teist ka osalesid tol arutelul. Ja tol hetkel me rääkisime energeetikast ja taastuvenergiast, energiatõhususest. Ja täna oleme me siis roheplaaniga jõudnud järgmiste teemadeni, kus me fookuses on ringmajandus, biomajandus ja sinimajandus. Ja selleks me oleme täna kokku tulnud, et nende teemade osas rääkida. Meil on ka hulk ettepanekuid juba tekkinud protsessi käigus, mida me hea meelega jagaks, mille kohta me ootame täna aktiivselt sisendit, tagasisidet, ettepanekuid, kuidas neid muuta. Ja lisaks on meil ka mitu esinejat, kes jagavad seda, et kuhu kõik need ettepanekud ja see protsess suuremas pildis paigutub, aga ka konkreetsed sellised ettekanded, kus me näeme näiteid sellest, kuidas asju on mujal tehtud ja mille osas võib-olla on midagi, mida saab õppida ja rakendada ka Ida-Virumaa kontekstis. Nii, seda ma olen ka juba öelnud, et meil on üritus siis kahekeelne. Sünkroontõlke kanali leiate loodetavasti endal siin ekraanil all paremal pool üles ja kui sellega mingeid muresid on, siis andke selle kohta märku kindlasti. Ja meil on ka plaanis üks selline gruppides arutamise aeg ja seal on loogika siis selline, et seal meil sünkroontõlget ei ole gruppides, mis tähendab, et grupid on keelepõhised. Et te saate ise valida, millisesse gruppi tahate minna, millises keeles rääkida. Ja loodetavasti kõik toimib. Minuga on kaasas kolleeg Meri, kelle sulgudes on Teede Stratlab kirjas, kes siis püüab teid gruppidesse jagada sel hetkel niimoodi, et kõik saavad sobiva ruumi valida endale. Nii, ja nüüd tegelikult on aeg natukene rääkida tausta. Ja ma püüan hästi kiiresti vastata ühele hästi suurele ja keerulisele küsimusele. Et kui me räägime ringmajandusest ja ka biomajandusest, ja et siis millest me üldse räägime. Ja see on võib-olla ainus, mis mina täna teile niimoodi teooriat räägin, loodetavasti näidetega, aga siiski teooria poole pealt. Ja edaspidi läheb järjest praktilisemaks. Selleks, et seletada ringmajandust, on vaja kõigepealt vaadata, kuidas tavaline majandus töötab. Ja siin on selline hea lihtne mudel selle kohta. Võib-olla viimane hetk nüüd küsida, et kas te kõik näete neid slaide, millest ma räägin teile. Kõik, kes siin kaameraga on, saavad noogutada, kui te näete. Väga hea. Tavaline majandusmudel on selline lineaarne, et tal on üks ots ja tal on teine ots. Ja sellest ühest otsast lähevad sisse toorained ja siis neist toorainetest tehakse mingisugune toode, mingisugune asi, toodetakse, turustatakse inimestele, tarbitakse ära, kasutatakse ja siis ühel hetkel, kui ta enam ei tööta või läheb katki või ei ole enam vaja, siis ta visatakse ära, kogutakse kokku ja siis ta muutub jäätmeks. Ja jäätmetega tehakse igasuguseid asju, aga tihti nad lihtsalt kogutakse kusagile kokku ja see põhjustab omakorda palju probleeme. Ja mida rohkem põhimõtteliselt ühest otsast sisse läheb, seda rohkem teisest otsast välja tuleb. Et see on üsna lineaarne ja loogiline ahel. Nüüd ringmajandus mingis mõttes, sõna otseses mõttes, aga ka kujundlikult sulgeb selle ringi. Et ma vajutasin nuppu ja ekraanil ilmus siis üks kaar juurde ja nüüd on tegemist ringiga. Ja ringmajandus oma olemuselt püüab ideena mõjutada kõiki neid etappe, mis siin pildil on. Aga kõige olulisemad etapid, mida ta mõjutab, ma käin need korra siin läbi ka. Et number 1 on see, et seda toorainet üleüldse läheks vaja vähem. Ja mida vähem meil läheb toorainet vaja, seda vähem meil lõppkokkuvõttes lõpetab ka jäätmena.
Et see on number 1. Number 2 on see, et me jõuame siis sellesse disainfaasi, mis te näete selle lilla kastikesena. Ehk siis kuidas üldse tooteid välja mõeldakse, milliseid tooteid välja mõeldakse ja see on selles mõttes väga oluline, et saab toota tooteid, mis kasutavad näiteks taaskasutatavaid materjale, mis on enne olnud mingid muud tooted. Või veel enam, kui me mõtleme välja mingisuguse uue toote, et siis see toode on lihtsamini pärast taaskasutatav. Et ta ei koosne näiteks sellistest plastiku elementidest, mida ei ole võimalik pärast üksteise küljest lahti võtta näiteks ja neid uuesti kasutada millegi jaoks. Aga disainida kohe nii, et kohe arvestada sellega, et seda võib-olla tulevikus kasutatakse millekski muuks. Või veel parem selleks samaks tooteks uues elutsüklis. Ja veel enam, et tegelikult ideaalis, et toota selliseid tooteid, mida saab parandada. Ja see kõlab tänapäeval nagu suur innovatsioon, et võiks olla toode, mida saab parandada. Vanasti inimesed tegidki selliseid tooteid, mida sai parandada ja see oli ootus, et võimalikult paljud asjad oleksid sellised, mida saab parandada. Aga nüüd see on muutunud innovatsiooniks koos ringmajandusega tulnud tagasi. Siis on tootmise faasis samamoodi, on hulk asju, mida saab teha teistmoodi. Et esiteks on see, et toota nii, et tekiks üldse vähem tootmise käigus jäätmeid. Teiseks mõelda välja, mida teha selle jaoks, et need jäätmed, mis paratamatult tootmise käigus tekivad, äkki saab nendega kohe midagi muud teha. Siin on maailmas selliseid näiteid, kus ühes majas toodetakse leiba ja selle jääkidest toodetakse teises majas kohe otse õlut ja midagi ei lähe kaotsi. Ja selle sorti mudelid on maailmas palju välja mõeldud ja see on üks osa sellest, millest me mõtleme, kui me mõtleme ringmajandusest ja kui me räägime ringmajandusest. Sama on turustamise poolega. Klassikaline mudel on see, et me teeme toote valmis, müüme selle maha ja nüüd on see selle toote omaniku mure. Ja kui tal enam seda vaja ei lähe, kui see katki läheb, siis tema ise vaatab, mis ta sellega teeb. Alternatiivne mudel on see, et asju rentida. Ja selle kohta on maailmas tehtud edukalt erinevaid katsetusi juba, et näiteks ma toon siin sellise näite, mis on üsna ekstreemne, renditakse lambipirne. Niimoodi, et lambipirn, mitte see, kes ostab ei oma seda pirni, vaid laenutab seda või ütleme rendib ja see ettevõte, kes seda rendib, see vastutab selle eest, et see pirn töötaks maksimaalselt kaua, et ta saaks remontida ja see annab hästi suure motivatsiooni sellele ettevõttele teha vastupidavaid pirne. Sest et nüüd, kui enne võitis tootja sellest, kui pirn läks võimalikult kiiresti katki, siis pidi uue ostma, siis nüüd võidab tootja sellest, kui pirn läheb võimalikult aeglaselt katki. Sest nüüd on tema kasum on see, mida kauem üks pirn vastu peab. Tarbimise poole pealt siin ma mainisin peamist muutust, mis on ootus on see, et tarbida asju, mida saab parandada ja päriselt viia neid parandusse ja kasutada asju võimalikult kaua. Kogumise faas üldiselt ringmajanduse sama nagu täna võiks olla, ehk siis asjad, mis on lõpuks jäätmed, need võiks kokku koguda. Aga lõppkokkuvõttes selle tsükli lõpptulemus on see, et see jäätmete hulk, ma olen siin rohelise noole alla teinud, et see jäätmete hulk kokkuvõttes väheneb selle tulemusena. Ja siis algab see ring jälle otsast peale ja ideaalis me võiksime jõuda ringmajanduses ühel hetkel sellisesse olukorda, kus me ei võta loodusest rohkem ressursse, kui loodus taas toodab ise. Ja seega me lõpetame looduse igapäevase kahjustamise sellega, et me kasutame materjale. Ja veel enam, et me ei ladusta loodusesse nii palju ressursse, jäätmeid siis, mis kahjustaksid loodust. Vot, et see on nüüd väga kiire ülevaade sellest, et mis see kogu loogika on, millest me räägime. Nii, aga ma arvan, et on aeg esimeseks interaktiivseks tegevuseks täna ja see on see, et me küsiksime teilt korraks, et milliste ootustega olete te täna siia tulnud ja paluksin oma kolleeg Meril jagada oma ekraani. Ja üks link läks chati ka ja me kasutame täna terve õhtu jooksul ühte programmi nimega Slido ja mitmel korral siis me küsime teie sisendit sellesse keskkonda ja need asjad jäävad meile ka alles. Mis tähendab, et kui me küsime sisendit ja te ei saa siin ekraanil kõigi ees öelda seda, siis te ikkagi saate see, mis te annate, see jääb alles meile, me saame seda arvesse võtta selle osas, mis ettepanekud sünnivad. Nii, ma loodan, et kõik näevad seda linki chatis. Kui te ei näe linki chatis,
siis seal ekraani peal on ka see veebiaadress liido.com ja selle koodiga peaksite ka saama ligi sellele samale küsimusele ja siis vastata sellele. Ja mina püüan lugeda seda, mis te kirjutate ja vastata, kas me täna vastame neile ootustele või mitte. Kindlasti me oleme, nüüd kellelgi läks kood sinna vastuseks. See on okei. Kindlasti me püüame olla ambitsioonikad. Ma arvan, et see on üks võtmesõna, mida püüaks täna hoida. Et kui me arutame neid ettepanekuid, arutame seda, mida võiks veel välja pakkuda, et siis püüda olla päriselt ambitsioonikas ja vaadata kaugemale sellest, et on üks või teine väike idee. Et tegelikult on ringmajandusega seoses väga suuri ideid, potentsiaalselt ka majanduse mõttes on potentsiaal väga suur, rääkimata keskkonnahoiust. Siin on märksõna sobivaim lahendus ja kohalik perspektiiv, et meie lootus kindlasti on see, et maailmas on väga palju häid ideid, aga kõik neist ei sobi kindlasti Ida-Virumaale. Et meie ettepanekute seas on kindlasti ka selliseid, mis on teoreetiliselt väga head ideed, aga Ida-Virumaa jaoks võib-olla ei ole nii head ja teised jälle, mis just täpselt võiksid sobida Ida-Virumaa konteksti suurepäraselt. Ja see on üks asi, mis me ka täna teilt küsime, et mis on need asjad, mis just Ida-Viru konteksti väga hästi sobiksid. Nii. Isepanustamine on hea ootus. Tänase ürituse kontekstis kindlasti saab ise panustada. Mis puudutab ringmajanduse arendamisse, siis siin ma jõuan varsti nende ettepanekuteni ka ja tutvustan teile neid. Ma pean tunnistama, et seal on neid asju, kuhu ütleme siis kodanik, lihtsalt tavaline inimene, mingis mõttes, kui selline inimene olemas on, kuhu on väga raske panustada ise, et need asjad sünniksid. Aga sellest ma arvan, me saame täna ka rääkida, kuidas saaks teha rohkem selliseid asju, kuhu saaks ise panustada. Vähem asju kindlasti on ootus, mis on ka meil, on jagatud ootus. Meie eesmärk on ka, et asju oleks vähem. Ja loodetavasti see meil õnnestub. Ülevaade ettepanekute kohta, selle saab kindlasti infot ka. Infot saab täna kindlasti palju. Me püüame seda teha võimalikult kompaktselt ja kiirelt, aga seda kindlasti tuleb. Nii, praeguseks hetkeks on 16 inimest oma ootusi väljendanud. Meid on täna kindlasti siin rohkem juba. Et kui keegi pealt soovib kindlasti, et tema ettepanek või tema ootus ka saaks siia pildile, siis nüüd on veel viimane hetk seda jagada siia. Me loodame ka, et on lootust. Me ise usume, et on. Meil on juba toimunud tänaseks täitsa põhjalik protsess ja koos päris mitmete osalejatega ja mida rohkem me oleme asju arutanud, seda rohkem tundub, et lootust on. Et inimesi, kellel on mõtteid ja soovi teha asju, on täitsa palju. Konsensuse osas ma kardan, et konsensusele me täna ei jõua. Aga mis ma loodan, on see, et me vähemalt natukene saame paremini, ütleme siis, sünkrooni. Ei tea, kas see on hea sõna tõlkijatele, ma pandan. Aga et me saame rohkem ühele lehele selle osas, et mis on asjad, mida saab teha, mida võiks teha, mis on teiste inimeste ootused sellele, mis juhtuda võiks. Nii. Ühte asja ma unustasin öelda, ma just taipasin praegu, et me salvestame ka tänast üritust. See on võib-olla oluline igaks juhuks ära mainida. Ja me ei salvesta grupi arutelusid. Kui me lähme gruppidesse pärast, neid me ei salvesta, aga seda osa, kus meil on ettekanded ja mis me siin kõik ühes ruumis oleme, et seda me salvestame. Ja me väga aktiivselt seda kusagil levitama ei hakka, aga ta saab olema veebis ikkagi üleval, et seda saab järel vaadata, mis meil täna toimus. Nii, aga mul on tunne, et meil on hulk ootusi koos. Kui kõik, kes tahtsid jagada, ma loodan, et said seda teha. Ma loodan, et enamusele neist me täna ka vastame. Ja sellega ma annaksin sõna täna edasi Hardi Murulale.
Ja Hardi, mul on sinu slaidid siin ees ka, kas sobib, ma vahetan neid ise? Tere õhtust ka minu poolt ja sobib küll, ei ole probleemi. Siis ma jagan. Ma siis tutvustan ennast ise, et Hardi Murula ja igapäevaselt töötan Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus, olen arendusjuht ja muu hulgas on siis minu koordineerida ka maakonna arengustrateegia koostamine ja praegu käimasolev uuendamise protsess. Räägingi natuke siis sellest, et mis see maakonna arengustrateegia üldiselt on ja milline roll on seal siis täna räägitaval roheplaanil. Maakonna arengustrateegia iseenesest on kohalike omavalitsuste, keda meil maakonnas on 8 kokku, 4 valda, 4 linna, nende ühine strateegiline visioon, kuidas nad sooviksid tulevikus ühiselt maakonda näha ja ka siis tegevused, mida nad selleks siis teevad, et see tuleviku visioon meieni ükskord jõuaks. Ja esmakordselt sellises formaadis me hakkasime tegema maakonna arengustrateegiat 2018. aasta alguses. Ja meil oli sellega üsna kiire, et oli seadusega paika pandud, et uus strateegia peab olema valmis 2019. aasta jaanuarikuus. Me ka selle suutsime ära teha. Ja 2018 oli aeg hoopis teine, mis täna. Ja selle strateegia koostamise käigus me loomulikult ka uurisime, et kuidas meie maakonna võtmetähtsusega ettevõtetele ehk põlevkivisektoril läheb ja sel hetkel ütleme nii, et põlevkivisektoris oli see ilm suhteliselt pilvitu ja kõik ka kehtivad sellised strateegilised dokumendid ja tundmus seda toetas ehk aastani 2030 läheb enam-vähem samamoodi kõik edasi. Kõik aga muutus üsna kiiresti ja 2019. aastast alates maikuust on siis CO2 kvoodi hinnad väga kiiresti tõusnud ja sisuliselt päeva pealt elektri tootmine maakonnas peatus põlevkivist. Ja siis hakati meie käest küsima, et Ida-Viru, et kas teil on nagu plaan B ka selle põlevkivisektori kõrvale. Martin, palun pane siis järgmine slaid. Me hakkasime seda arutama, et jah, et loomulikult meil on seda täiendavat plaani vaja, et mis lisaks põlevkivisektorile oleks see, mis meil maakonnas igapäevast leiba lauale toob ja inimestele tööd annab. Ja siis me leidsime, et tegelikult ainult plaanist B ei piisa, et meil on vaja sinna juurde ka plaani C, plaani G. Ja kui Martin see järgmise slaidi paned, siis me täna oleme jõudnud selleni, et hetkel on meil valmis või koostamisel suisa 4 alamplaani siis sellele põhiplaanile, mis on A-plaan ehk maakonna arengustrateegia, aga sinna alla on juba täna valmis maakonna äriplaan ehk siis B-plaan, maakonna süsinikuheitmete mitte vähendamiseks, aga ka kasutamise ehk C-plaan, täna räägitav roheplaan ehk G-plaan ja on koostamisel ka veel maakonna hariduse plaan ehk E-plaan. Ja kui me arutasime selle aasta kevadel, et selles muutunud situatsioonis, nagu meie maakond on, Martin, palun järgmine slaid, arutasime seda, et kuhu see meie taustsüsteem läheb, et millised väljakutsed meile tulevikus kõige realistlikumad on või milline see taust meile tuleb. Ja me arutasime seda 2 teljel, et kuidas muutub kliimapoliitika, kas ta karmistub või jääb mõõdukaks ja võib-olla leeveneb ja siis teiseks, et kuidas areneb tehnoloogia. Ja me visiooniseminaril leidsime, et kõige realistlikum ja mis seal salata ka meie jaoks nagu ahvatlevam või selline innustavam oleks see, et kliimapoliitika karmistub nii ehk naa. Aga me väga loodame, et lisaks sellele kliimapoliitika karmistamisele ka tehnoloogia areng kiireneb, mis aitab siis neid väljakutseid vastu võtta ja uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta ja seeläbi siis seda meie maakonna majandust ümber korraldada.
ja loomulikult lisaks nendele tulevikunägemustele ja visioonile on see, et ega need ei tohiks juhtuda nüüd niimoodi väga ennaktempos, et siis me lihtsalt ei suuda nende muutustega kaasa minna, et ikkagi meie nägemus on see, et nii-öelda seda uut majandusmudelit tuleb arendada põlevkivisektori kõrvale ja siis, kui me oleme selleks küpsed, et siis oleks juba see nii-öelda üleminek võimalikult valutu. Nii, ja järgmine slaid ütleb, et siis me jõudsime sellise uuendatud arenguvisioonina, et mille mõte on siis selles, et kui me nii ehk naa selles muutuvas väliskeskkonna tõttu me peame selle ülemineku ära tegema, siis oleks mõistlik seda teha selliselt, et tõesti see on jätkusuutlik, ta on kliimasõbralik ja selline, mida oleks võimalik ka teistele eeskujuks anda, sellepärast et kogu selle Euroopa roheleppe mõte on ju see, et kui me Euroopas suudame nagu selle ülemineku nii-öelda säästvale majandusele ära teha, siis meil on võimalik oma teadmisi ja ka tehnoloogiaid eksportida ka teistesse piirkondadesse. Ja seeläbi siis tõesti anda panus selle nii-öelda kliimamuutuste vastu võitlemiseks, sellepärast et kui me lihtsalt võtame, et palju CO2 põlevkivisektoris paneme kinni, et see on ka läbikukkumine tegelikult, et me ju kuidagi ei aita kaasa selle suures pildis kliimamuutustele, et pigem ikkagi lahendus on see, kui me võtame uusi tehnoloogiaid kasutusele ja tulevikus ka räägime oma kogemustest ja teistele ja pakume meie tehnoloogiaid. Et see oleks nagu meie selline visioon järgnevaks 15 aastaks. Jah, Martin, väga hea, juba see järgmine slaid on asjakohane, et me oleme siin teinud kas ise tellinud või koostöös Rahandusministeeriumiga mitmed alusuuringud. Mõned alusuuringud on ka veel käimas, et üks väga oluline meie maakonna jaoks on ruumilise kahanemisanalüüs, mis on meil olemas Kohtla-Järve linna ja Lüganuse valla kohta, aga nüüd me teeme seda ka teistele maakonna omavalitsustele, et kuidas selles nii-öelda juba muutunud ja vähenenud rahvastiku olukorras meie linnaruumi ja avalikke teenuseid üleval pidada. Nagu öeldud, 2 alamplaani on juba valmis, roheplaan ja haridusplaan on veel töös. Ja ka täna me oleme jõudnud siis selleni, et me oleme maakonna arengustrateegia esialgse versiooni avalikustanud. Martin, palun järgmine slaid. Ja me ootame siis ettepanekuid selle teksti osas kuni järgmise aasta jaanuari lõpuni. Samal ajal käib meil siis roheplaani lõpetamine, haridusplaani täiendamine. Täiendame kindlasti ka seda tervikteksti, aga siin viimasena on punasega toodud siis need tegevused, millega me pole veel alustanud, aga mis on ka vaja järgmise aasta jooksul kindlasti lõpuni viia, on võib-olla kõige olulisem dokument ehk strateegia tegevuskava, et mis on need tegevused, mida me siis selle visiooni täitmiseks ellu viime. Siit me loodame, et ka roheplaan annab oma sisendit, et kõikides nendes võimalikes tegevustes saab ka kajastatud meie tegevuskavas. Lisaks on meil veel koostamise või algamas linnapiirkondade jätkusuutliku arengu kava koostamine ja võib-olla üks selline ka nii-öelda selles muutunud maailmas märgilise tähtsusega strateegiline dokument on siis maakonna energia ja kliimakava ehk lühidatult KEK ehk kohalik energia ja kliimakava, mida me ka kavatseme nüüd järgmise aasta algusest koostama hakata, et siis hinnata, et milline see meie igapäevase tegevuste ja plaanide mõju siis kasvuhoonegaaside heitmel on, et selles kavas me ei hakka analüüsima nii-öelda seda riiklikus mastaabis energiapoliitikat ja muid asju, et eelkõige me keskendume siis ikkagi sellistele kohalike omavalitsuste pädevuses ja võimu all olevates tegevustes, nagu on elamumajandus ja tänavavalgustus ja soojamajandus ja sellised asjad, ühistransport näiteks. Nii, aga Martin, palun pane ilmselt minu viimane slaid, et ma loodan, et ma
kiirelt sain selle enam-vähem kõik ära räägitud, et strateegia eelnõu koos lisadokumentidega on Omavalitsuste Liidu kodulehelt leitav, et saate tutvuda ja kui tekib ka ettepanekuid, siis palun julgesti need teele saata kuni jaanuari lõpuni. Aga nende ettepanekutega loomulikult siis peate ka tunnetama, et me ootame siiski ettepanekuid, mis on nagu maakonna mõõtmes, eks ju, et maakonna arengukava või arengustrateegiaga me ei saa lahendada selliseid väga lokaalseid küsimusi, et mis kuuluvad siis kas küla arengukava või kohaliku omavalitsuse arengukava tasemel, et kui ikkagi sellel teie ettepanekul on ikkagi mõju, mis on maakonna ülene või Ida-Virumaal me arvestame vähemalt, et siis nii-öelda viie omavalitsuse ülese mõjuga, et siis ta oleks kindlasti asjakohane. Aga loomulikult ettepanekud võib igasuguseid saata, et kuna Omavalitsusliidu liikmed on kohalikud omavalitsused, kui see ei ole maakonna arengukava rida, siis me suuname selle edasi kohalikele omavalitsustele. Aitäh! Väga hea, suur aitäh, Hardi, selle ülevaate eest. Et nüüd on see tervikpilt olemas, et kuhu see, mis me täna siin arutame, et kuhu see paigutub. Ja ma usun, et Hardi on ka meiega siin täna õhtul edasi ja kui kellelgi tekkis Hardile küsimusi, siis ma paluksin teha nii, et kirjutada neid küsimusi chati jooksvalt, ja Hardi, kui sa saad ja oskad neile vastata, siis võiks seda teha võimalusel. Aga siis mina tõttaksin praegu siit edasi ja annaksin ka ülevaate lühidalt sellest, et mis on praegu sellesama ringmajandusteema ja seni biomajandusteemaga seni sündinud ja siis ka toon konkreetselt need ettepanekud, mis on seni sündinud, mida on kokku 12. Ja ma räägin kõigist neist 12 lühidalt ja ütlen juba ette ära ka, et siis kui ma lõpetan nendest rääkimise, siis me anname ka lingi järgmisele Slidole ja kutsume üles andma märku, millised neist teie meelest on kõige potentsiaalikamad, mida kindlasti võiks teha. Mis tähendab, et seni kui ma räägin, siis te võite juba kohe ka mõelda sellest perspektiivist kaasa. Nii, meil on seni olnud siis protsess juba septembrist saadik ja meil oli väikene avaüritus, kus me selle asja käima panime ja vahepeal on meil toimunud sellised väiksemad ekspertide ja kohalike esindajatega töötoad, kus me oleme eri teemadel teinud natuke põhjalikumalt tööd selle jaoks, et luua neid samu ettepanekuid, mida ma kohe teile tutvustan. Ja täna oleme siis siin meie avalikul üritusel ja pärast seda tegelikult toimub nende ettepanekute mõju hindamine ja täiendamine ja kõik see, mis te täna siit meile annate, selle me püüame kaasa võtta ja integreerida sellesse protsessi ajal. Ja jaanuariks me püüame saada selle ringmajanduse teemalise sisendi kõik üleni valmis. Ja siis sellest areneb edasi roheplaan ja lõpuks saab valmis teile roheplaan ja siis selle edasi Hardile ja Evolile tervikuna siis nende maakonnastrateegia arendamiseks. See on olnud see protsess seni ja ma arvan, et nüüd on ka aeg minna sisu juurde ja ettepanekute juurde. Ja enne, kui ma näitan neid 12 ettepanekut, siis ma kirjeldan natukene üldiselt, et millega on tegu. Ja kõigepealt on küsimus sellest, et mida me üritame üldse nende ettepanekutega saavutada, mis on eesmärgid. Ja ma toon need siia hästi üldisel tasandil, aga nad annavad selle põhimõttelise aimu, et mis me tahame, et juhtuks nende ettepanekute tulemusena. Ja võib-olla siin nad on üsna üldised. Number 1 on biomajandus, ehk siis kõik bioloogiline, toit, selle jäägid, põllumajandus, metsandus. Tahame, et biomajandus kui selline edeneks nende ettepanekute tulemusena ja me eelistaksime, et see oleks ringmajanduslik biomajandus. Number 2, tootmisjäätmed. Number 1, et neid kõigepealt üldse tekiks vähem. See on ringmajanduse mõttes number 1. Ja number 2, et need, mis tekivad või juba on tekkinud ja juba on ladestatud, et neid võtta kuidagi asjalikult ja kasulikult kasutusse, et neist omakorda saaks midagi teha. Number 3 on tarbijäätmed. Ehk siis kõik need asjad, mida inimesed, ettevõtted, organisatsioonid igapäevaselt tarbivad, räägime siin riietest, tehnikast, mööblist, põhimõtteliselt kõigest, mis igapäevast elu võimaldab. Ja jällegi sama asi, et nende kohast prügi üldse tekiks vähem, et need asju saaks parandada lihtsamini. Me räägime täna parandusest päris palju. Ja et juhul, kui nad ikkagi lähevad niimoodi katki, et neid enam parandada ei saa, et see, mis neist edasi saaks, oleks võimalikult mõistlik ja kasulik ka. Siis
hästi suur osa ettepanekutest tegeleb ka teadlikkusega. Oleme jõudnud sinna, et väga paljud neist mõtetest on teoreetiliselt head mõtted, aga seni, kui inimesed ei tea, et sellised asjad üldse olemas on, sellised võimalused olemas on, seni ei hakka asjad juhtuma Ida-Virumaal. Ja sellepärast on ka päris mitu ettepanekut eesmärgiga suurendada teadlikkust Ida-Virumaal nende teemade osas. Ja viimaks on ka sinimajandus ja antud juhul me käsitleme seda üsna konkreetselt veekogude kontekstis ja siin eesmärk on laias plaanis see, et veekogud oleksid puhtamad ja nende kasutamine oleks jätkusuutlik. Et need on üldised suured eesmärgid, need on need asjad, mis võiksid juhtuda, kui need ettepanekud on edukad. Nii, ja siin iga see väike pallikene tähistab ühte ettepanekut 12 ja mõned on siin topelt ka. Ja püüdsin siin näidata, et kui paljud ettepanekud tegelevad nende eesmärkidega, et kui palju tegeleb biomajanduse, kui palju tootmise ja tarbega. Ja nagu te näete, tegelikult enamus ettepanekud on sellised, mis on piisavalt laiad, et nad mõjutavad mingil viisil kõiki neid eesmärke. Osad on spetsiifilisemad ja osad on vähem, aga selge on see, et biomajandus, tootmine ja tarbejäätmed on põhimõtteliselt nagu üleni kaetud. Kõik need ettepanekud üritavad kõiki neid 3 valdkonda võimalikult tugevalt mõjutada. Et selles mõttes nad ei jagune niimoodi teadlikkusettepanekud ainult ja tootmisjäätmete ettepanekud. Nüüd see teine pool asjast on see, missugusel viisil nende ettepanekutega üritatakse midagi teha. Ja siin on sellised 5 kategooriat ja siin need ettepanekud jagunevad täitsa kenasti ära. Ja ma toon nad siit paremalt vasakule tagurpidi loogikaga, et osad neist asjadest on selgelt seotud rahaga, et kuidas teha nii, et oleks üldse raha rohkem, et teha neid asju, aga teistpidi ka, et kuidas seda raha kasutatakse ja kuidas seda raha rohkem võiks kasutada Ida-Virumaa kontekstis. Siis on hulk asju, mis on konkreetsete projektide ettepanekud, sellised konkreetsed tegevused, millegi asutamine, millegi loomine, millest võiks olla kasu. Sellised ettepanekud on paar tükki. Ja siis on ka paar sellist asja, mis puudutavad neid raame, milles Ida-Virumaal tegutsetakse. Raame, mis võib-olla ei tule tegelikult Ida-Virumaa enda kontekstist, vaid hoopis riigilt. Ütleme, missugused piirangud meil on või millised bürokraatlikud takistused ja meie ettepanekud üldiselt ütlevad, et neid võiks olla vähem, asju võiks olla võimalik teha kiiremini ja lihtsamini. Ja siis, nagu ma ütlesin, ka teadlikkus on selgelt eraldi eesmärk ja osad tegevused on otseselt suunatud sellele. Nüüd on see slaid, mida ma juba ette natuke nagu hoiatasin, et juhtub, et see küsimus on see, et kes need ettepanekuid saaks ellu viia. Need on nüüd need ettepanekud, mida meil koos ekspertide ja kohalike esindajatega oleme loonud. Ja valdav enamus neist asjadest on kas riigi või kohaliku omavalitsuse kapsaaeda nii-öelda. Ja loogika siin enamasti nii, et me tegelikult ei oota, et riik teeks midagi. Me ootame, et riik ei teeks mõndasid asju peamiselt. Ja või ütleme siis peamiselt asjad, mis eemaldaks takistusi, muudaks asju lihtsamaks selle asemel, et hoida mingeid asju takistusena üleval. Ja kohaliku omavalitsuse tasandil on rohkem sellised ettepanekud, mis on asjad, mida kohaliku omavalitsus päriselt saab ka ise ära teha. Ja samamoodi on ka osad sellised ettepanekud, mida saab kohaliku omavalitsus teha koostöös mõne organisatsiooniga ja sellised, mida saabki mõni teine organisatsioon, kelle puhul me oleme ka määratlenud, kes saab olla see organisatsioon, kes kohapeal saaks ellu viia ettepanek. Ja see jätab tühjaks selle kategooria 1, mis on inimene ise. Ehk siis, et ükski neist ettepanekutest ei ole selline, mida inimene ise saaks minna ja hakata ellu viima. Mis on probleem ja mille pärast me küsime teilt täna, mida võiks potentsiaalselt olla, mis võiks olla need asjad, mida inimene saaks ise teha. Aga siin on selle mündi teine külg on see, et kõik need teised ettepanekud on sellised, nad lähevad edukalt ellu ainult siis, kui inimesed nendega kaasa tulevad. Me toome täna siin näiteks ka paranduskeldri näite, et see on selles mõttes organisatsiooniline lahendus ja kohalik omavalitsus on see, kellele see ettepanek on, et selliseid keldreid asutada, aga ilmselgelt neist on tolku midagi ainult siis, kui inimesed hakkavad kasutama neid paranduskeldreid, kui inimesed hakkavad oma asju viima parandusse selle asemel, et osta kohe uut ja ostma tooteid, mida saab üldse parandada. Just kui mu toode on, näiteks ma ostan endale Apple'i kella, siis täna seda väga hästi parandada ei saagi kuidagi. Et siis ma pean ostma järgmise Apple'i kella, kui ma tahan seda endale. Nii, ühesõnaga see on üks mure, mis ma loodan, et me täna lahendame siin natuke koos. Nii, ja nüüd ma olengi jõudnud selle päeva kõige
oodatuma hetkeni, kus need ettepanekud jõuavad teie ette. Ja tegelikult ma teeksin sellise topeltloogika siin, et lisaks sellele, et ma neid tutvustan ühekaupa, ma jagan teiega kohe siia samasse chati linki, kus on kõik need ettepanekud olemas. Te saate neid tegelikult paralleelselt juba lugeda, nendega tutvuda ise omas tempos ka, kui te soovite, ja pärast muidugi ka. Aga mina hakkan ikkagi tutvustama neid ühekaupa siin samas. Nii, number 1. Meie ettepanekud me oleme hästi palju rääkinud haridusest. Me oleme rääkinud sellest, et sama Apple'i kella näide, mis ma just ette tagasi tõin, et seda Apple'i kella saaks parandada küll, aga ta parandamine on keeruline ja selle jaoks oleks vaja täiendada seda, kuidas õpetatakse välja neid inimesi, kes kellasid parandavad. See on lihtsalt üks näide. Aga tegelikult on hulganisti erinevaid õppekavasid ja õppetegevust, mis saaks aidata kaasa sellele, et ringmajanduslik tegevus Ida-Virumaal sünniks. Ja siin on hästi palju eri valdkondi, kus seda saab teha. Ja ma ütlen ka selle ära, et kõigi nende ettepanekute kohta tuleb märkimisväärselt detailsem kirjeldus ka, mida ma praegu siin ei jõua teile rääkida, muidu me istuksime siin ülehomse õhtuni. Et praegu ma räägin neid hästi lühidalt. Siis juba reklaamitud paranduskeldrite idee. Paranduskeldrid on sellised kohad, kuhu inimesed saab minna ja parandada ise oma katki läinud asi ära või leida selle osas abi, et kuidas parandada asju. Ja paranduskeldri kohta tuleb meil täna ka ettekanne, kus me kuuleme, kuidas Tartus selline kelder toimib ja potentsiaalselt saame siis mõelda, kas Ida-Virumaal oleks sellise asja jaoks ka ruumi. Siis on hulk ettevõtteid, kes tahaksid hea meelega ringmajanduslikumalt tegutseda, aga kes ei oska. Kellel on ka sama küsimus teadlikkusest, et mida me siis tegema peaksime tegelikult. Ja selle jaoks on ettepanek 3 luua selline keskus, mis aitaks just selle sama asjaga, et nõustada, kuidas, et ma tahan teha midagi ringmajanduslikku, kuidas siis seda teha. Ja selle kohta on ka häid näited üle maailma. Me tõime täna siia Tartu loodusmaja tutvustama seda, mida nemad teevad. See ei ole üks ühele sama, aga te kuulete sellest kohe hetke pärast. Nii, ettepanek 4. Hästi suur hulk asju on sellised, mida saavad kohalikud omavalitsused ise ära teha. Kui me räägime näiteks sellest, kuidas planeeritakse ehitisi, kuidas tehakse hankeid, kuidas tehakse projektitaotlusvoore. Aga et teha päriselt neid ringmajanduslikult on hästi keeruline. Ja selle jaoks ei ole meie ametnikel enamasti ettevalmistust. Keegi ei ole kunagi õpetanud neile, kuidas seda teha. Ja sellepärast oleks vaja, et seda õpetust ja infot, kuidas teha siis päriselt ringmajanduslikku hanget näiteks, et seda peaks tegema. See on asi, mida saab tegelikult riigist keskselt teha, et seda ei pea Ida-Virumaa tegema ise eraldi kuidagi, aga see on vajalik selle jaoks, et Ida-Virumaal teha ringmajanduslikke projekte. Siis samamoodi on selline võib-olla esmajärgus imelikuna kõlav ettepanek, et riigiametnikud võiksid olla Ida-Virumaal tihedamini kohal füüsiliselt. Palju asju on sellised, mille kohta võib öelda, et e-mailile saab ju ka kirjutada või telefoniga helistada, aga reaalsuses me teame, et on palju asju, mis ei juhtu. Inimlik kontakt ei ole, kui ei saa otse küsida. Ei saa otse uurida, kui kontakt hakkab venima e-maili vahetusega. Ja kuna meie ootus on, et sünniks suuri ja olulisi projekte Ida-Virumaal, siis sellised takistused ei tohiks jääda. Ja riik saaks ilmselt neid takistusi natukene vähendada sellise ettepaneku kaudu. Ettepanek 6 on, see küll lihtsalt on üks ettepanek neist 12, aga tegelikult see on väga suur ettepanek, et käivitada Ida-Virumaale ringmajanduse ettevõtluse klaster. Ja sellises päris mõõtmes klaster on tugeva mõjuga ettevõtlustegevusele, toetamaks seda, mis sorti ettevõtlusega on võimalik tegeleda Ida-Virumaal ja mis sorti ettevõtlus on toetatud, millal on olemas tugivõrgustik ja võrgustik, kellega asju läbi rääkida. Ja see võiks aidata väga tugevalt kaasa sellele, mis sorti ettevõtlusega on Ida-Virumaal võimalik tegeleda. Nii, pooled ettepanekud on räägitud, ma püüan ülejäänud pooled teha ka. Ma natuke tõttan siin, et ei taha liiga palju aega selle peale panna, aga ma püüan teha võimalikult arusaadavalt neid siiski. Number 7 on teadus-arendustegevus ja see võib kõlada igavalt, aga tegelikult on üks võtmetähtsusega küsimus.
väga palju on häid ideid, kuidas teha ringmajanduslikku ettevõtlust, aga tihti on puudu see tehnoloogia, mille abil seda realiseerida. Ja siinkohal, kui Ida-Virumaa tahaks teha ringmajanduse osas samme kiiremini, kui seni on tehtud, siis oleks väga vaja abi kui ka teadusorganisatsioonidelt, et uuritaks asju, mida päriselt saab kasutada, et luuaks innovatsiooni, mis saaks võtta kasutusele, mida saaks võtta kasutusele Ida-Viru kontekstis. Näiteks ka, kui me räägime neist samadest ressurssidest, mis on täna jäätmete kujul kuhjatud, et mida nendega teha saab ja et nendega saaks päriselt midagi teha. Rääkides ressurssidest, mis on olemas või mida täna toodetakse, siis üks probleem on see, et me ei tea, mis on täpselt olemas. Ja selleks, et käivitada ettevõtted, mis kasutab näiteks mingit sorti jääke, näiteks sama näide, et toodetakse leiba ja siis jääb üle nii palju jääke, et sellest saaks teha õlut. Et selleks on vaja teada kõigepealt, et seda leiva tootmises mingisugune ülejääk on. Ja selle jaoks on üks ettepanek teha selline kõigepealt ühekordne suur uuring nende asjade kohta, mis üle jäävad, selle jaoks, et selle põhjal saaks käivitada uut sorti ettevõtteid, mis siis püüab võtta kasutusele neid asju, mis üle jäävad. Nii, sellest olen ka juba paar korda rääkinud, et meil on praegu siin ja praegu käimas õiglane üleminek Ida-Virumaal, püüdlus teha seda õiglaselt ja hästi, aga selleks, et seda teha, nii peaks käivitama suuri ja olulisi projekte, aga nende käivitamise protsess on tihti küllaltki aeglane ja võib juhtuda, et need ajutised rahastused, mis on nende tegemise jaoks, lõpevad enne ära, kui planeeringuprotsessid lõpule jõuavad. Ja seetõttu on ettepanek kiirendada erakorraliselt, ajutiselt Ida-Virumaal teatud projektide käivitamist selle jaoks, et päriselt jõuaks need tehtud selle ajaraami sees, mis õiglase ülemineku jaoks on ette nähtud. Nii, viimane slaid ettepanekutega. Number 10. Üks hulk biojäätmeid, mis tekib, on toidujäätmed ja toidujäätmeid tekib väga palju ja neid on väga palju üle ja üks viis, kuidas vähendada nende jäätmeks muutumist, on neid laiali jagada enne, seni, kuni nad on veel toit, seni, kuni nad on veel söödav, seni, kuni nad on ära kasutatav sellena, mille jaoks nad on toodetud. Ja selleks pärast on ettepanek number 10 luua selline süsteem, arendada Ida-Virumaal seda, kuidas toit jõuab inimesteni, kellel seda vaja oleks. 11 on veekogud ja nende seisukorra parandamine. Siin on konkreetsed ettepanekud seoses tammide eemaldamisega ja põllumajanduses teatud toitainete optimeerimisega selle jaoks, et vähem jõuaks reostavaid aineid vette. Ja viimane ettepanek on seoses keskkonnatasudega. Ja üldiselt on loogika lihtne, et ettepanek on, et seal, kus neid makstakse, seal võiks neid ka kasutada ja muuseas võiks neid kasutada selle jaoks, et neid samu ettepanekuid näiteks ellu viia, mis siin on täna esitlusele jõudnud. Nii, nüüd ma tegin ühe väga kiire ülevaate kõigist ja nüüd on see hetk, kus me küsiksime teilt tagasisidet neile kõigile kohe praegu. Ja me teeme seda kahes etapis. Kõigepealt paluksin, Meri juba jagas ka chati seda linki. Kõigepealt küsiksime teilt, et mis on teie arvates 3 kõige olulisemat neist 12. Mis te arvate, mis on teie meelest päriselt need asjad, mida kindlasti peaks ellu viima Ida-Viru kontekstis? Sest kõik nad ei pruugi olla sobivad. See on see, mis me rääkisime, et oleksid päriselt kohalikku olusse sobivad asjad. Ja Meri nüüd jagas seda ekraani ka. Ja paluksin põhimõtteliselt kõigil, kes täna siin osalevad, kes vähegi tahaksid kaasa mõelda, valida enda jaoks need 3, mis teie meelest tunduvad need, mida kindlasti peaks tegema. Ja me natukene aega nüüd kogume neid siin. Ja siis me näeme, kuhu asjad liiguvad. See on niisugune otse demokraatia laivis. Näeme, et teadus-arendustegevus hetkel juhib. Kõik, kes leiavad, et see on vale ettepanek, mis juhtima peaks, siis kindlasti hääletage nende poolt, mis teie meelest tunduvad olulisemad. Nii.
16 inimest on hetkeks hääletanud, 18. Aga põnev, see on nagu valimisõhtu. Ei tea, kas teie jaoks valimisõhtu on põnev, aga. Nii. Ja nüüd on vaikselt saabumas ka selline esimene hetk täna, kus ma tahaksin sõna anda korraks teile ka rääkimiseks. Ja mu küsimus teile on see, et kui te olete ära hääletanud, et siis kuni ma ütlen maksimaalselt 30 sekundi jooksul, ma annaksin 30 sekundiks sõna ühele inimesele ühe kaupa. Öelda, et miks te valisite selle number 1, mis te valisite, mis on teie põhjendus, miks te arvate, et see on hea mõte ja seda linki veel praegu ei ole vaja jagada. Aga nii. Ühesõnaga. Ja tegelikult praegu me näeme kõik seda ekraani, aga ma annaksin selle võimaluse nüüd praegu, kui keegi soovib võtta sõna, siis lihtsalt lülitage oma mikker sisse ja öelge. Ja me teame, et muidugi kõigi inimeste ees on natukene hirmus võib-olla potentsiaalselt rääkida. Pärast me räägime gruppides, mis on väiksemad natuke, aga siiski, kui keegi tunneb, et võiks, siis julgelt tehke seda praegu ka. Ja, palun. Kui tohib, et mina valisin nii teadus-arendustegevuse kui ka rohemajandusõppe, et mina olen Mare Roosileht ja ma olen Virumaa kolledži direktor ja kuna ma tean, et see on täiesti teostatav siin Ida-Virumaal ja seda on tõesti vaja ja ma arvan, et haridus on ülioluline, sest sellest haridusest me kasvatame edasi, saame kasvatada ja koolitada spetsialiste, olgu need siis juhid, ettevõtete töötajad, tudengid, kooliõpilased ja igasugune haridus baseerub teadusel ja seda teadus-arendustegevust vajavad ka ettevõtted, nii et see minu valik olid need. Aitäh! Suur tänu jagamast! Ja, et see õpe saab ka kaasa aidata sellele, et kui ka leiutatakse selline uus asi, mida saaks kasutada ringmajandusliku ettevõtluse jaoks, et siis on ka inimesi, kes oskavad päriselt neid kasutusele võtta. Et kaks asja on omavahel õnneks tihedalt seotud. Kas keegi soovib veel kommenteerida oma valikut? Nii, osad on ka chati kirjutanud, väga hea. Ma annan niimoodi veel minuti niimoodi kogumiseks, et äkki keegi soovib jagada. Nii, ja, palun, Mairi. Ja, tere kõigile. Ma olen Mairi, täiskasvanute koolitaja, seega toetan väga siin, mis Mare rääkis, aga ka materjalivoost. Ja mina hääletasin siis ka selle õppeprogrammi poolt, aga ka selle tootmishäkkide kaardistuse poolt, sellepärast, et me just materjalivoog oleme seda hetkel Pärnumaal läbi viimas ja tegelikult just sellest, kui sa näed seda, millega tootmisettevõtted silmitsi seisavad ja kus on nende kitsaskohad, millised on nende hoiakud, et sellest saab ka tegelikult hästi palju sündida ka selliseid ringmajanduse koostöö kohti. Väga hea, suur aitäh jagamast. Nii, aga ma arvan, et nüüd on käes see hetk, kus ma ütlen ka selle ära, et kõik, kes praegu siin sõna ei tahtnud võtta kõigi ees, et siis me jagame teiega veel ühte linki. See on, meil tuleb pärast veel, aga see üks link on selle jaoks, et te saaksite oma põhjendusi panna vähemalt kirjalikult kirja. Ja need jäävad meil kõik alles ja neid me päriselt ka loeme. Me lubame, et me loeme neid ja me püüame neid, kui me vähegi saame, võtta arvesse selle osas, et kuidas lõppettepaneku dokumendi lähevad. Nii. Ja nüüd Meri just jagas seda linki ka. Sinna saate siis oma põhjendusi ja kommentaare lisada julgelt. Nii, aga me oleme jõudnud tänase päeva näidete osa juurde ja me valisime välja sellised asjad, mis on, ütleme nii, et
ma ütlen ausalt, me valisime niimoodi ettepanekud, mis on üsna sellises on olemas ettepanekud meil, mis on üsna abstraktsed ja põhimõttelise tasandi omad, nagu ütleme, bürokraatlike protsesside kiirendamine ja sellised, mis on rohkem käegakatsutavad, mis on rohkem tavainimesele lähemal ja need, mis on rohkem tavainimesele lähemal, need on need, mis me otsisime ka näideteks täna meile siia, mille kohta me saame kohe kuulda. Ja ma arvan, et ma ei hakkagi tegema mingisugust pikemat sissejuhatust. Ma loodan, ma eeldan, et Maris Loodusmajast on meiega juba liitunud ja ma paluksingi tegelikult, annaksingi Marisele sõna, Maris Mägi, Tartu Loodusmaja ja kui soovid ka jagada ekraani, siis ma annan selle võimaluse ka. Ja aitäh sõna eest ja aitäh kutsumast, et on tore olla märgatud ja proovin siis kiirelt, olen kuulda, eks ole? Ja. Et proovin anda kiirelt siis selle ülevaate, et mis me teeme ja mis organisatsioon me üldse oleme. Mina olen Maris Mägi, Tartu Loodusmaja koolitusspetsialist ja tervitused siis Tartust teile kõigile. Et ma panin siia teksti ei ole, on ainult pildid, et loodan, et need siis on arusaadavad, on inspireerivad ja meie oleme siis selline sihtasutus, mille eesmärgiks on kujundada loodushariduse kaudu keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Ja oleme siis ühelt poolt keskkonnaasutus ja samas ka haridusasutus. Ja siin slaidi peal näete siis meie Tartu Loodusmaja, mis valmis 2013 aastal. Oleme tegelikult kesklinnas, kaubamaja paistab mõnest meie aknast, aga meie maja ümbritseb siis selline roheline linapark ja kogu see maja ja park ise ongi siis tegelikult üks suur õpikeskkond ja nende baasil me väga palju oma tegevusi teeme. Et maja valmis 2013 aastal ja meil on siis siin mitmeid selliseid põnevaid keskkonnasäästlikke lahendusi kasutatud, et hetkel see pilt majast on juba vanem, et tegelikult praeguseks on siis meil oluliselt rohkem katusepinda juba täidetud päikesepaneelidega, milles siis toodame. Maris, ma ütlen korra, et me näeme ainult su teist slaidi praegu. Seda, kus ei ole majapilti, jah? Jah. Me näeme seda. Nii. Nüüd? Hetkel laeb. No, me näeme nüüd seda esimest slaidi vähemalt, jah? Jah, et hea siis, et välja tuli, et te seda pilti ei näe. Et ühesõnaga seal on siis jah see kolmesuunaline maja ja kolmeteljeline ja ilus park ümber selle. Siis on meil selline hästi armas roheline liigirikas talveaed, mida kastame katuselt kogutud vihmaveega. Lisaks on siis maja nii ehitusmaterjalides kui siis ka sellistes ehituslahendustes kasutatud mitmeid ressursisäästlikke lahendusi, põnevaid materjale, kõik on võimalikult lihtne, vähe töödeldud ja jah, nagu ma ütlesin, et siis see maja ise on juba ka päris hea õpikeskkond. Ja lisaks sellele, et maja on ehitatud ja toimib roheliselt, kui nii võib öelda, püüame, siis meie ise samuti toimetame seal siis võimalikult ressursisäästlikult, et oleme saanud siis isegi Eesti Keskkonnajuhtide Assotsiatsioonilt 2019. aastal aasta rohelise kontori tiitli. Et meie jaoks on jah siis igal sammul hästi oluline see roheline maailmavaade ja selle siis jagamine. Ja mida me siis väljapoole teeme, et võib öelda, et meie sihtrühmaks on nii lapsed, õpilased kui siis ka lastega
tegelevad inimesed, lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad, huviringi õpetajad ja nii edasi. Et meil on, nüüd ma panen selle järgmise slaidi, kas tuli teine pilt ette? Ei tulnud, me näeme sul seda teist ekraani, kus sul on see. Ei oska toimetada siin. Kas nüüd on siin üks pilt, kus on struktuuripilt või? Kohe näeme, kas on. Jah, on. Et meil on siis selline kolm osakonda suures plaanis, et nagu ma ütlesin, me oleme siis sihtasutus ja siis on eraldi sellised üksused on, esimene on siis huvikool, kus õpib circa 600 õpilast, et meil on 20 erinevat huviringi kõigile vanustele ja igasugu siis erinevatel keskkonnateemadel. Eraldi on siis loodussuund ja tehnoloogia suund veel. Siis koolituskeskus pakub nii õppeprogramme, neid õppekava täiendavaid aktiivõppeprogramme koolidele, lasteaedadele. Kuskil 7000 õpilast osales viimasel aastal, aga see oli siis juba see koroona tingimustes, et tegelikult siis pea 9000 õpilast aastas käib meil siis erinevatel keskkonnateemalistel õppeprogrammidel ja koolituskeskuse täiskasvanu koolituse pool siis tegeleb nii erinevate õpetajakoolitustega, et koolitame üldhariduskoolide õpetajaid erinevatel loodusteemadel ja järjest olulisem on just see kestliku arengu teemalised koolitused. Siis koolitame huvikoolide õpetajaid, et need ei pea siis olema nagu looduskoolid, vaid üleüldse huvikoolide õpetajad. Näiteks just on meil siin käimas üks erivajadustega õppijate juhendajatele suunatud koolitus ja oleme ka erinevaid huvikoolidele mõeldud teisi koolitusi teinud. Siis tore on näha, et meie poole pöörduvad järjest rohkem ka ettevõtted, et näiteks oleme sellel aastal päris palju teinud jäätmekoolitusi erinevatele Tartu linna ettevõtetele. Ja mis on nüüd veel üks valdkond on siis see, et tahetakse ka seda rohelise kontori poolt nagu päris palju teada või üleüldse sellist ressursisäästlikku toimetamist ettevõtetes või ka koolides, lasteaedades, et kuna meie koordineerime ka üle-eestilist roheliste koolide võrgustikku, siis ka sealt kaudu üleüldse see selline rohelisena toimimine, rohelise koolina toimimine, rohelise kontorina toimimine, et see on siis selline asi, mis järjest rohkem huvi tekitab ja mida siis tullakse uurima ka siia. Ja nagu ma ütlesin, siis tegelikult meie see maja ja park ise pakuvad juba hästi palju võimalusi nende programmide ja koolituste nagu teemadeks, et tegelikult ka kooliõpilastele me teemegi selliseid ressursisääst ja säästlikud lahendused ehituses ja energiasäästlik hoone ja sellel teemal, et näiteks praegu on meil olnud juba nüüd mitu aastat Tartu Kutsehariduskeskusega selline koostöö, et nende õpilased käivad seal meie juures ja saavad siis sellest valdkonnast rohkem teada. Ja kolmas haru, kui nii võib öelda, on siis meil külastuskeskus, mis siis on kõige enam just nagu üleüldse avalikkusele suunatud, et hästi palju loomulikult tartlastele, aga tegelikult siis kõigile, kes tunnevad huvi looduse ja keskkonnateemade vastu. Et meil on meie maja, kuna ta on niivõrd põnev, tore keskkond, siis toimetab ta ise ka külastuskeskusena, et meil on majas püsinäitus, ongi sellest, et kuidas ja millest meie maja on ehitatud, kuidas ta toimib ja kuidas siis meie maja näitel ka ise ressursisäästlikumalt toimetada. Siis on meil mitmed ajutised näitused, traditsioonilised tohutu suure osalejate arvuga, näiteks seenenäitus seal ja veretajahi näitus ja ühesõnaga, et väga palju põhjust tulla ikka ja jälle meie juurde, koolivaheaja tegevused ja samuti siis oleme ka väljas nii-öelda mobiilse keskkonnainfopunktiga erinevatel Tartu linna avalikel üritustel ja
ja just nagu jäätmeteema on viimastel aastatel olnud selline aktuaalsem, et uued regulatsioonid ja kuigi tundub, et sellest on nii palju räägitud, siis tegelikult ei ole see väga selge ja huvi selle vastu nagu tuntakse jätkuvalt. Ja on ka sellised traditsioonilised Tartu linna üritused, Autovabaduse puiestee loodusfestival, kus meiega juba arvestatakse ja me siis seal oma nagu asja teeme. Nii et tegevusi on nagu hästi palju, et võib siis küsida lähemalt, mis võib-olla siin hetkel inimesi rohkem kõnetab, aga ühine nimetaja on jah, siis keskkonnaharidus nii-öelda kõigile. Ja, väga hea, aitäh selle ülevaate eest juba praegu. Ja ma ütlengi juurde, nüüd ongi see koht, kus kõik saavad küsida küsimusi ka ja igaks juhuks meenutan, et seda ettekannet loodusmaja me vaatamegi seoses selle ettepaneku, mis on, et luua ringmajanduse teadlikkuse kasvatamise ja nõustamiskeskus Ida-Virumaale, mis ei ole sama asi, mis loodusmaja selgelt, aga mis täidaks sarnaseid funktsioone tõenäoliselt ja nagu me kuulsime, siis tegelikult ka loodusmaja teeb ikkagi koolitusi ja teadlikkuse kasvatamist teemadel, mis on seotud sellega. Nii, aga kas kellelgi oleks loodusmaja osas küsimusi praegu? Ma ütlen, et siis nii palju, et meie koduleht on siin viimastel aastatel hoogsalt täienenud, et kui mingi valdkonna kohta rohkem tahate teada või põhjalikumalt, et siis tegelikult päris palju infot on seal olemas ja loomulikult võib ühendust võtta minuga otse ka. Oma kontakti ma muidugi ei pannud siia, aga leiab üles. Kui soovid, siis saab panna selle chati meile näiteks oma kontakti ja selle sama veebilehe ka, et siis kui kellel on huvi, saab lähemalt uurida ja küsida ka. Ja kui kellegi tekib pärast küsimus loodusmaja osas, siis me hea meelega anname selle küsimusega edasi veel. Nii, aga siis praegu suur aitäh Marisele ja liigume praegu edasi teise näite. Nii, kas te kuulete mind nüüd uuesti? Meie teine näide, kuhu me täna liiguksime, on Tartu paranduskelder ja sealt me oleme kutsunud ka endale esineja. Nii. Ja see on siis seotud meie ettepanekuga, et igas Ida-Virumaa kohaliku omavalitsusse rajada potentsiaalselt ka midagi analoogset paranduskeldrile. Ja see on tegelikult täitsa ilmselt uus idee enamus inimestele, sellepärast mõtlesime, et see on hea ka asi, mida tutvustada natukene, et saaks aimu, et millega on üldse tegu. Aga siis ma annaksingi hea meelega paranduskeldri esindajale sõna hetkel üle. Ja, tere. Olen kuulda, ja? Kõik teha, väga hea. Nii, mul on küll pilte, mis on usna juhuslikus järjekorras kokku pandud, et ma paneksin neid võib-olla lihtsalt nagu jooksma, et tekiks mingisugune nagu piltlik ettekujutust, aga kas ma saan seda teha siin? Kas ma saan? On mul see õigus? Ja, see peaks saama ekraani jagada praegu nüüd. Aha, tere, siin on. Nii, et ma üritan võib-olla vahel midagi kommenteerida, ma ei tea, kuidas see käib minu jutuga, aga ma alustan sellega, et jah, et paranduskelder, nagu Martin mainis, on selline avatud töökoda, et kes on või kes ei ole tuttav selle kontseptsiooniga, et avatud töökoda on selline koht, kus kes iganes, kes on selle töökoja liige, saab seal käia ja siis kõik kohal olevad tööriistad, materjalid ja vahendid ära kasutada. Tavaliselt neid kasutatakse või see tavaline inglise keeles siis makerspace on suunatud kõiksugusele isetegemisele. Ja mõned need makerspace'id näiteks Saksamaal on täitsa väga arenenud ja seal, kui inimesel on neid oskusi, siis saabki toota peaaegu kõike koha peal, igasuguste 3D printerite või arvutitega opereeritavate freesidega, nagu CNC või laseritega. Et sellega inimene, kui ta on
osav, siis saab toota ise peaaegu kõike. Aga siis paranduskelder kui selline on ka avatud töökoda või nii-öelda makerspace selle suunaga, et me suuname parandamisele ja taaskasutusele. Ja me alustasime tegelikult 5 aastat tagasi esialgu sellega, et me hakkasime korraldama paranduskohvikut. Ja paranduskohvik on selline üritus, kus me oma eelnevatest projektidest tuttavaks saanud selliste osavate inimestega. Ühesõnaga, võtsime kokku inimesi, kellel on nii-öelda kuldsed käed ja kohtusime esialgu Tartu Maker Labis, mis oli ka selline avatud töökoda. Ja sinna kutsusime inimesi väljaspoolt tooma oma katkisteid asju ja koos parandasime, koos neid asju parandatakse. Et seal on selline nagu tore, et see on iseenesest selline tore sündmus, et inimesed, kes need siis katkiste esemete omanikud saavad ise targemaks, kuidas oma asja ära parandada ja võib-olla siis loodetavasti pärast väärtustavad seda asja rohkem või võib-olla ise järgmine kord julgevad seda asja parandada. Ja paranduskelder pärast kuidagi tekkis kuidagi sujuvalt, et me saime seda ruumi aparaaditehases ja me terve selle tegutsemisega tegelikult alustasime sellega, et nagu siin Martin juba ennem mainis selle Apple'i käekela näitel, on see nagu hea, et jah, et tänapäeval see parandus, võib-olla küll mitte elektroonika, aga näiteks näiteks tööriista või mingid sellised igapäevased asjad on tegelikult see niimoodi, et see parandus on ikkagi kallim kui uue asja soetamine. Isegi esiteks võib-olla ei ole üldse võimalik, nagu see käekela parandamine, see on tõesti keeruline või see on ongi nii keeruline, et tegelikult see ei ole mõistlik asi. Ja see meile tundus, et see on üsna jabur asi või selline süsteemne viga ja me lahendasime seda väga ka mitte võib-olla kõige targemalt, et tegelikult kõik olete seda ise kogenud, et tänapäeva asju ei toodeta nii, et need oleksid parandatavad või et nad oleksid kestvad. On paar vähe ettevõtteid, kes on valinud seda ärimudeli, ma ei tea, rõivastes Patagonia või Martensit need jalanud. Vanasti Apple tegelikult oli täitsa okei ka, telefonid, aga enamus ettevõtteid ikka majandus või tähendab kasvu nimel ikka nad ei saa lubada või vähemalt nii arvavad, ei saa lubada toota kestvaid asju. Ehk justkui võiks tunduda, et meie tegevus on mingisuguste tuuleveskidega võitlemine, et mis siin ikka ei olegi mõtet parandada ja seda mantrat me kuuleme üsna tihti, et mis ikka sa hakkad parandama, ei olegi mõtet, ei olegi võimalik. Ja see on natukene meie tegevuse selline nagu paradoks, et jah, ühel pool tõesti ei ole mõtet, ei olegi, see nagunii läheb uuesti katki. Aga et selle meie tegevuse põhipoint on, et läbi selle praktilise tegevusse justkui edendada selle parandamiskultuuri, mis meie arusaama järgi peaks olema täielik standard. Et me justkui elaksime juba 2-3 sammu edasi, et me juba elame seda nii, nagu see peaks olema. Ma ei tea, võib-olla nüüd te nägite juba kõiki pilte, aga siin vahepeal jooksid pildid nii paranduskohvikutest või paranduskeldri tööruumidest, et need on üsna segamini, aga ma loodan, et pilt on selge. Nii. Ja nii palju siis paranduskeldrist, et kui ma peaksin veel mainima seda, et kui tõesti praegu hakata mõtlema, et jah, et okei, see oleks tore, et kui selline paranduskelder oleks igasuguses linaosas, et inimene saaks tulla ja parandada, siis sellega on päris palju murekohti. Et esiteks ka siin juba kõlas see fakt, et on nendest tolku ainult siis, kui inimesed käivad kohal. Et siin on esimene probleem, et paranduskelder, nagu nimi viitab, on keldris. Selline tavaline mõõdakündja satub sinna üsna harva, et see on nagu esimene asi, et see peab olema nagu väga nähtav asi ja seda peab normaliseerima. Teine asi, mis on
on mingisugune ärimudel, kuidas seda ülal hoida, et me nende 3 aasta jooksul või 2,5 aasta jooksul me ei ole välja nuputanud sellist ärimudelit paranduskeldrile, mis suudaks mitte reeta meie eesmärki ehk populariseerida parandamist ja võimaldada inimestele oma suisse parandada, saada neid oskusi, aga B suudaks meile piisavalt palju raha maksta nii, et me saaksime kõigile 4 meeskonnaliikmele palkad maksta. No me ei suutnud selle peale tulla. Me tulime igasuguste muude toredad töötajad, igasugused, ma ei tea, kas või mingid tööriistade laenutused ja ma ei tea, mis veel. Aga ühesõnaga me ei jõudnud seda teha, sellepärast et nagu öeldud on ja parandusega ise, kui inimene tuleb mingisuguse vihmavarjuga, mis maksis 15 eurot ja ma peaksin veetma 3 tundi seda vihmavarju parandada ja tahaksin endale maksta normaalset palka, siis see ju ei tööta. Ja siin on väga valus ka see koht, et kui näiteks taotleda mingisugust raha, näiteks KIK-ilt praegu taotlesime ja KIK, ja see on loogiline, ja KIK nõuab nende projektidel mingisugust majanduslikult jätkusuutlikkust. See on loogiline, et pärast projekti lõppu see tegevus saab iseseisvalt jätkata. Aga nüüd näiteks me praegu taotlemegi mingisugune kogume raha, et me saaksime 8 aastaks võtta vähemalt 2 inimest tööle niiviisi, et nad saaksid 3 korda nädalas seal paranduskeldris olla ja kui keegi tuleb, neil anda siis seda juhendamisabi. Ma tulen selle vihmavarjuga, seal on Siim ja ta aitab mul selle korda teha. Aga selleks, et me ei küsiks mingisugust Adimaalilt 75 eurot, siis me küsime KIK-ilt raha selle jaoks, et Siimule palka maksta. Aga nüüd, kui me peame tagada majanduslikku jätkusuutlikkust, et siis kas me siis 2 aasta pärast küsin Tadimaalt 75 eurot selle vihmavarju parandamise eest. Et see on nagu kõige suurem valukoht. See on väga hea mure, millega seda lõpetada, sest et see on ka seotud sellega, kuidas me seda ettepanekut tegime. Väga hea. Ja ma kujutan ette, ma täna, kusjuures me korraldasime mingi üritusele see toidu jagamine, siin Tartus tegutseb selline grupp ja neil on põhimõtteliselt täpselt sama probleem. Et nagu, nad oma tegevusega, nende tegevus on by design, ei ole tulule, sa ei saa seda mitte kuidagi, ma ei tea seda õiget eestikeelset nagu sõna, aga monetize oleks siis inglise keeles. Ja, väga hea. Aitäh selle ülevaate eest. Ma arvan, et see andis päris hea pildi sellest, et millega te tegelete. Ja ma igaks juhul kommenteerin siia juurde ka, et see ettepanek, mis praegu on Ida-Viru ringmajanduses tehtud, et see ettepanek on see, et seesama paranduskeldri teenus, kui selline võiks olla avalik teenus, võiks olla kohaliku omavalitsuse juures tegutsev asi. Ja kohalik omavalitsus, kes soovib ringmajandust edendada, saaks olla see, kes seda asja hoiab elus ja tegutsemas selle jaoks, et oleks võimalik oma asju parandada inimestel. Aga kas kellegi oleks küsimusi veel selle Tartu paranduskeldri kohta, enne kui me liigume edasi meie arutelufaasi juurde? Ja, siin on küsimus, aga see vist rohkem ettepanekute tegijal kui paranduskeldrile. Ja võib-olla ma kommenteerin seda ka lühidalt, et tõepoolest, et see paranduskeldri ettepanek ei ole kindlasti mõeldud päästma Ida-Virumaa tulevikku. Aga sellel on oma selge koht tervikloogikas, et kui näiteks näha väga palju vaeva selle nimel, et koguda teatud tüüpi jäätmeid kokku, aga nendega midagi ei tehta, siis ei ole omakorda ka lootust motiveerida inimesi seda tegema. Et see on osa sellisest terviklikust süsteemist, mis aitaks tagada sama ring, mis ma algul näitasin, oleks päriselt ring. Milline ahel puudu jääb, siis ei ole eriti palju lootust. Ma ei tea, kas ma võin veel lisada, et mul siin veel, kui mul oleks slaide, siis mul oleks põhimõtteliselt veel üks slaid nagu esitamata jäänud, et see võib-olla nagu vastaks anda võib-olla, et see on nagu selline nagu tulevikuvisioon, et siin teil oli ka selles ettepanekus, et see on jäätmejaama kõrval, et tegelikult ma kujutan ette, et
ma ei tea, see on selline väga ambitsioonikas visioon, aga 30 aasta pärast need paranduskeldrid või sellised makerspace'id, see toimiks niimoodi, et ma tulen, ma viin paranduskeldrisse, olgu need paranduskeldrid oma mingi ese, mida enam ei saa parandada või võib-olla saab parandada, siis parandatakse ära, saadatakse uuesti turule või ei saa, et siis selles kohas on sellised seadmed, mis koha peal kohalikult saavad seda asja võtta tagasi tooraineteks ja seal koha peal uuesti põhimõtteliselt toota mingisuguseks muuks asjaks. See on võib-olla 50 aasta pärast või midagi sellist. Et see makerspace või paranduskelder on selline justkui nagu imemasin, kus ma ühel pool viskan prügi, vajutan nupu, et ma tahan uut telefoni ja teises otsas tuleb uut telefon. Et see on nagu suurem visioon, kus need avatud töökojad peaksid koos sellise ulme digitalisatsiooniga ja suurt selliste masinatega liikuma. Et jah. Väga hea. Ma arvan, et pilt on inimestel ees sellest, et milline see asi võiks välja näha potentsiaalselt selle ettepaneku kontekstis. Aitäh, et olite nõus jagama nii loodusmaja kui paranduskeldri lugu. Nüüd me oleme jõudnud oma tegevuses selle arutelu osani, millest olen algusest peale rääkinud. Ja ma loodan, et te olete juba nendes sidodesse jaganud oma ideid ja soove ja ettepanekuid. Aga nüüd on see koht, kus me pakuksime välja, et me võiksime korraks teha arutelu gruppides, et saaksite natukene omavahel rääkida ja panna kirja oma ettepanekud. Ja põhimõtteliselt on meie ülesanne teile hästi lihtne, et mõelda nende sama 12 peale, et kas neid 12 ettepanekut saaks kuidagi täiendada, kas Ida-Viru kontekstis tegelikult tuleks neid teha kuidagi teistmoodi. Ja teine küsimus on, et kas midagi muud võiks teha, mida ei ole välja pakutud, midagi, millest me ei ole täna üldse rääkinud, mis teie meelest võiksid kaasa sellele, et Ida-Virumaal päriselt ringmajandus kenasti tööle läheks. Nii, aga tere tulemast tagasi. Ma loodan, et teil oli huvitav arutelu ja ma loodan, et tekkis mõtteid. Jätkuvalt võib-olla number 1 on see, et kui te tekkis mõtteid, siis pange nad kindlasti, ma panen selle lingi veel uuesti siia meile kõigile ka, et võite neid mõtteid veel ka kirja panna sinna ja neid mõtteid me kindlasti püüame arvesse võtta, nii et tehke seda julgelt. Aga ma annaks siiski ka igale grupile korraks võimaluse jagada, et mis te rääkisite niimoodi lühidalt minuti paari jooksul. Ja ma ei tea, kas te mäletate, mis ruumi numbris te olite, aga ma vaatan praegu see ruumid asja, et kui ruum number 1 oleks valmis ja huvitatud jagama, siis ma annaksin teile kõigepealt sõna. Meil oli seal Anton, Lea ja TT. No nii, kes meist räägib? Kas Anton? Ma arvan, Anton on siin kõige väiksem inimene. Võtan siis ruttu kokku. Meil oli väga huvitav arutelu. Meie osaline nimega TT jagas kogemust, kus ta on aidanud kirjutada Töötukassa jaoks projekte ja kus rahastus on ikkagi tulnud eelkõige sellistele projektidele, mis näiteks avab internetipoe või teevad midagi muud sarnast ja projektid, kus inimesed oma kätega tahaksid pakkuda parandamise või rõivaste kohandamise teenust, hinnatakse kõrge riskiga projektideks. Meie arvasime, et võib-olla oleks vaja koolitada kõigepealt neid otsustavaid ametnikke, et nad saaksid aru, mida nad võiksid toetada ja mis oleksid need prioriteetsed tegevused, et sul võib olla kui tahes hea idee, aga kui ametnik ütleb, et ei, seda me ei saa teha, siis see jääbki tegemata. Ja teine sealjuures muidugi inimeste koolitamine, kõik me olime mures selle pärast, kuidas ikka vaatamata sorteerimisvõimalustele on metsaalused prahti täis ja nii Ida-Virumaal kui Tallinna ümbruses kui igal pool mujal, eks ju.
et see harimine ja see teadlikkuse tõstmine ja kolmandaks tuleks üle vaadata regulatsioonid, mis siis keelavad seda ülejääkide kasutuselevõttu ja takistavad kõiki neid ringmajanduse põhimõtetest lähtuvaid võib-olla ettepanekuid ja lahendusi. Nii, aitäh! Suurepärane, aitäh jagamast. Nii, siis annaksin sõna hea meelega ruumile 2, mis oli meie vist kõige suurem ruum. Ma ei tea, kas te jõudsite arutada, kes ka jagab, aga kui keegi teine ei jaga, siis ma vähemalt Hardit tean, et Hardi võib-olla saab jagada. Tegelikult äkki Mare võib-olla... Jah, et ma panin kirja, ma võib-olla kiirelt, jah, et ma panin need kirja, saatsin ära ka, et jätkuvalt haridus ja teadus oli meie jaoks oluline, kuna meil oli ka väga selline haridusinimeste rühm, siia ma väga pikalt ei peatukski, sellest oli juttu. Parandustöökojast me rääkisime ka, et tegelikult võiks ta olla selline jäätmejaama kõrval, nagu mõnes mõttes taaskasutuskeskus, kus on siis sellised palgalised töötajad, kes siis parandavad ja hiljem saavad siis soodsa hinnaga selle maha müüa. Ja loomulikult võiksid seal käia ka tavalised inimesed oma lagunenud või katkiseid asju parandamas. Ja tuli ka selline mõte, et võiks ka Töötukassast rahastust taotleda selle jaoks. Ja veel üks uus mõte oli see, et kogumisringid võiksid olla, et me viskame ära sageli väga selliseid ka suuri asju, mida tegelikult inimesed ei saa, peab kas järelkäru tellima või midagi ja siis mingil hetkel pannakse nad kõik ühte suurde konteinerisse ja viiakse prügimäele, aga seal võib olla väga häid selliseid asju, mida teised võib-olla hea meelega kasutaksid. Nii et selline kogumisring, kus auto käib ja korjab need vanad asjad kokku. Siis tekkis selline mõte, et tegelikult selle toidu jagamise võiks olla kohe eraldi pood, kuhu siis on võimalik teistest kauplustest viia sellised tooted, mille säilimistähtaeg hakkab 2-3 päeva pärast lõppema ja sealt on võimalik siis soodsalt osta. Ja siis Hardi pakkus välja biomajanduse teema, see on täiesti nagu uus teema, kus siis Kohtla-Järvel asuv järve biopuhastus saaks siis segada digestaadid piimatööstuse või piimajääkidega, jah, aga nüüd Hardi räägib ise täpsemalt, aga seda teatud regulatsioonide tõttu ei olnud võimalik. Lihtsalt jah, et meil ei ole vist siia sellesse roheplaani seda suuremas mastaabis biogaasi tootmist sisse saanud, et see oleks üks võimalus ja ma tean, et lihtsalt Kohtla-Järvel kunagi oli see plaanis, aga siis ta langes ära sellepärast, et reovesete ja näiteks piimatööstusjääk on mõlemad erikäitlemist nõudvad jäätmed ja neid omavahel kokku segada ei tohi. Kuigi nende kokkusegamise tulemuseks on see, et nad paremini käärivad, on gaasisaagis suurem ja me saaksime selle gaasiga midagi mõistlikku teha. Et mitte lasta nagu mõlemal kuskil ära käärida ja see gaas lihtsalt läheb kasvuhoonegaasiks, eks ju. Et neid klaaslagesid ilmselt regulatsioonide suhtes, kui me räägime jäätmete taaskasutamist, on veel palju. Et mõtled küll, et meil on nagu ressurss olemas ja eriti kui sa tahad nagu kombineerida neid ressursse omavahel, siis sa saad nagu pika nimekirja kuskilt ametkonnast, et sul on vaja seda luba ja ta lihtsalt tavaettevõtjale ta muutub nagu selliseks suureks bürokraatia kadalipuks. Et need bürokraatlikke klaaslagesid tuleks kindlasti eemaldada. Aitäh. Ja igaks ütlen, et biogaasi ettepanek on ka meil mõjude hindamisi juba läinud, et see igal juhul on selle juures ja lõppraportisse kindlasti läheb ka sisse. Ja teine on see, et mis on positiivne taustainformatsioon on see, et kogu riigis tegelikult kogu seda ringmajanduse asja praegu just mõeldakse ka, et mida oleks vaja teha täpselt, milliseid neid piiranguid mingis mõttes teha sobivamaks või teha lõdvemaks mingis mõttes isegi, et saaks päriselt ringmajandusega tegeleda, et ei oleks piiranguid, mis takistavad asju, mis on tegelikult väga head. Et see on, selles mõttes on õige hetk Ida-Virumaal küsida neid küsimusi, mis siin on see potentsiaal. Nii, suur tänu ka teisele grupile. Annaksin ka sõna siis ruumile 3. Kui te teate, kes te olete, siis palun väga. Kas Piret äkki tahab kokku võtta? Mis olin seal grupis küll? Mida ma võiks öelda, et
meie põhiline arutelu käis selle ümber, et kas paranduskelder ja toidu jagamine, et need kaks mõtet käisid meil läbi, et kuidas seda paranduskeldrit siis nii teha, et KOV-id oleksid ka huvitatud selle siis toetamisest, et samamoodi see toidu jagamise teema, et KOV-id võiks toetada seda, et see kindlasti aitaks Ida-Virumaal sellist sotsiaalset poolt ja kogukondlikkust toetada. Ja et KAP-i tasemel oleksid ankaarid, et teha seda suuremalt ja mõjusamalt. Ja just, aga jah, et KOV-id peaks siis olema motiveeritud seda kuidagi tegema, et see on see põhiküsimus, ma arvan. Ja natuke rääkisime ka sellest ettepanekust veekogude puhastamiseks siis, või kuidas see ettepanek täpselt oli, ma ei mäleta seda täpselt sõnastust, aga ja Kadri, võib-olla sa saad edasi minna, ma ei olnud väga valmistunud selleks, et rääkida midagi. See sinimajanduse teemad ei tulnud praegu kuidagi populaarselt välja, et kui valiti oma top 3 teemat, et nad jäid kuskile sinna alla, et ma ei tea, kas nad lõpuks saidki mõne hääle või mitte. Et inimesed väga ei ole puudutatud sellest teemast, tundub, aga samas see on hästi oluline teema ja selle peaks ka ära tegema, aga see on jällegi rahade taga ja kes peaks tegema. Et samas me kõik tahame, et oleks puhas vesi, aga samas need hariduse teemad ja muud teemad tunduvad kuidagi südamelähedasemad ja populaarsemad, kuigi ka muude teemade ja ettepanekutega kogu grupp nõustus. Väga hea, suur aitäh ka kolmandale grupile ja siis meil oli üks grupp ka, kes ma eeldan rääkis siis vene keeles. Kas keegi tahaks sealt grupist jagada ja siin puht tehniliselt ma nüüd ei tea, mis juhtub, kui venekeelses kanalis räägite, kas me siis kõik kuuleme või mitte, aga proovime, vaata, mis juhtub. Näiteks, et Olga võib-olla näiteks oli just seal grupis. Ma hea meelega annan sõna Eduardile. Ta on siin meiega. Eduard. No, Eduard võtab hea meelega sõna vastu. Ja. Aitäh, Olga. Ei, ka me selles mõttes me kommenteerisime võimalikke need 12 ideed nagu oma vaatest igaüks ja natukene arutasime ja loomulikult see teema, mis kõige rohkem kõnetab, on need keskkonnatasude tagasitoomine, et süsteem toimib, aga loomulikult me tahaksime rohkem ja oluliselt rohkem, et need siia tooksid, et kõik need keskkonnaalgatused, kaasa arvatud siis ringmajanduse vallas saaks päriselt ka ellu viima hakata. Siis puudutasime ka klastri teemad, et tegelikult enamik need ettepanekuid võikski nagu koondada ühes katuse alla, kuigi meil on juba erinevaid tüüpe, erinevaid klastreid, et võib-olla see sobiks juba mingi olemasoleva klastri juurde, sest selle mingi teiste plaanide Ida-Virumaa seotud raames ju kavatsus ju luua ettevõtlusega tegelev ja startup-indusega tegelevad klastrid, et siis võib-olla see sobib ka sinna väga hästi, aga igal juhul keegi võiks nagu seda kogu asja koordineerida. Siis loomulikult teadus-arendustegevused, uuringud, see on see väga oluline ja me siin rääkisime, oli näide Narva nendest suvelakooperatiividest või ühistutest, kus tekib ikka väga meeletult palju erinevat sorti prügi ja inimesed on tegelikult esitanud küsimusi, kuhu see läheb, mis sellest saab ja nii edasi ja ilmselt meil on vaja siia täiendavaid uuringuid ja kogu seda prügi kuhugi ka õigesse kohta suunata ja töödelda ja midagi põnevat sellest teha. Et oli toidu jagamine ja toidukapid meil ka päevakorras ja miks need toidukapid on paremad kui mingid angaarid, kus nimekirja alusel midagi väljastatakse. Et olid näited, et inimesed, kes tõesti vajavad toiduabi, et nad võib-olla ei pruugi nagu seda avalikult teha või häbenevad seda teha ja siis võib-olla mingid sellised vähem märkavad kohad, märkamatud kohad, kus nad saaksid midagi võtta, on nagu parem. Ja siis jõudsime ka nende teemade juurde, kes olid mainitud Ida-Virumaal asuvad kõrgkoolid, et kes võiksid olla sellised nagu kompetentsi- ja nõustamiskeskused.
ja märkasime, et seal on puudu üks kõrgkool, mis meil Ida-Virumaal on ja mis võiks seal nimekirjas olla, see on siis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve üksus. Et kuna ka see tervishoiuteenuste puhul ja kõigi nende teemade puhul, et seda ikkagi prügi meil tekib eriti viimasel ajal eriti palju. Ja nii nende töötajate, kes seal nagu õppivad õdedeks või teisteks meditsiinitöötajateks, kui ka nagu laiemalt avalikkus võiks nagu rohkem teada, aru saada, mida siis nende IKV-dega teha, ehk siis isikukaitsevahenditega ja muud teemad ka, mis tervishoiu juurde kuuluvad. Et võiks nagu seda nimekirja laiendada. Ja need on põhimõtteliselt kõik teemad, mis me jõudsime selle mõne minutiga üle käia. Aitäh! Suur aitäh ka teile jagamast ja aitäh kõigile osalemast nendes aruteludes ja kaasa mõtlemast ja ma veel siis viimast korda kutsun üles ka, et kui kellelgi jäi mingi mõte, mida ei jõudnud siin jagada või ei jõudnud arutada, aga tahaks kindlasti, et see jõuaks meieni, et siis kindlasti kirjutage veel sinna Slidosse juurde, see jääb lahti ka pärast seda üritust veel vist kuni homse õhtuni, et seni saate veel sinna täiendada ja me võtame nad ka ette. Ja me oleme täna oma protsessiga jõudnud lõppu. Ma jagan teiega praegu siin sellist veebilehtedega slaidi, mida ma loodan, et te näete. Ja ma teen seda sellepärast, et see protsess praegu, nagu ma näitasin ka algul, et see protsess läheb edasi. Et meil toimub praegu mõjude hindamine ja me täiendame neid ettepanekuid, nii nagu ka siin täna sai räägitud, et nii mõnigi asi, mis siin väga lühidalt kirjeldatud ettepanekutes ei ole kirjas, et tegelikult meil on seda infot juba praegu rohkem ja palju põhjalikumalt, näiteks sama esimene ettepanek, mis puudutab õppekavasid, et tegelikult on väga detailsed ettepanekud selle osas, et mis sorti õppekavasid ja mis valdkondasid oleks mõistlik arendada. Ja miks ma neid veebilehti näitan, on see, et siia tulevad need üles, see kõik, mis siit sünnib. Tulevad nii roheplaanis sündivad ettepanekud kui ka ringmajanduse teemal sündivad ettepanekud kui ka terve roheplaan ja püüame hoida kursis selle osas, et mis edasi saab kõigest sellest, mis siin täna oli arutatud ja mis ka juba eelmisel aastal taastuvenergia ja energiatõhususe teemal sai ka arutatud sellel sarnasel üritusel. Vot, aga siis me olemegi tänase üritusega jõudnud lõppu. Aitäh kõigile osalemast, panustamast, sisendite andmast. See on väga väärtuslik, et te kaasa mõtlesite ja ma loodan, et ka edaspidi kaasa mõtlete ja kaasa lööte. Aitäh ka meie sünkroontõlkidele, kes on tublid siin õhtu otsa aidanud meid. Ja sellega ma soovin kõigile head õhtut ja aitäh meiega täna kaasas olemast. Aitäh! Head õhtut! Head õhtut! Aitäh! 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 Head õhtut!